Ja lähmegi siis äkki kohe meie esimese esituse või esimese teema juurde. See teema on siis, millised on lapse õigused ja mida teha, kui märkad abivajavat last. Ja sellest räägib meile Andres Aru, õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja. No nii, tere hommikust! Ma loodan, et mind on näha ja kuulda. Mina töötan õiguskantsleri kantseleis laste ja noorte õiguste osakonna juhatajana ja tänase seminaripäeva alustuseks siis räägin üldisemalt laste õigustest ja proovin seda siis siduda ka tänase peateemaga, et lapsed ja noored ajakirjanduses. Ja lisaks räägin lühidalt ka sellest, et kellele ja mil viisil tuleks siis teada anda abivajavast lapsest. Et ka see on hästi oluline teadmine ja kõik ajakirjanikud võivad sellisesse olukorda sattuda, kus tekib tunne, et mõni laps vajab abi, siis on hea teada, et kellele ja kuhu siis teada anda. Aga mul on ette valmistatud ka mõned slaidid teile näitamiseks ja ma proovingi siis seda teile nüüd näidata ja teiega jagada. Nii, et laste õigustest rääkides ei saa üle ega ümber lapse õiguste konventsioonist. Ja lapse õiguste konventsioon on kõige olulisem siis rahvusvaheline dokument, mis määratleb rahvusvaheliselt tunnustatud laste õigused ja sätestab laste heaolu ning arengu tagamiseks vajalikud miinimumstandardid. Ehk et sisuliselt on see siis kõige olulisem rahvusvaheline dokument, kus on kirjas rahvusvahelised lapse õigused. Ja kõigil riikidel, kes selle konventsiooniga on ühinenud, on kohustus need õigused igale lapsele tagada. Ja Eesti ühines selle konventsiooniga juba 1991. aastal. Nii et kõik need õigused, mis konventsioonis kirjas on, tuleb igale Eestis elavale lapsele tagada. Ja miks mina sellel teemal räägin? Ma räägin sellel teemal sellepärast, et alates 2011. aastast on õiguskantsleril lastekaitse ja edendamise ülesanne, ehk siis rahvusvaheliselt tuntud ka kui lasteombudsmani ülesanne. Ja see tähendab seda, et siis õiguskantsler jälgib, kuidas ÜRO lapseõiguste konventsioonis sätestatud õigusi Eestis austatakse, saab lahendada laste endi esitatud avaldusi ja kaebusi, kui nad tunnevad, et nende õiguseid on rikutud ja saab teha. Ja. Nii, ja milleks üldse meile lapse õigused? Et võiks öelda, et inimõigusalaseid konventsioone on mitmeid, Euroopa inimõiguste põhivabaduste kaitse konventsioon ja teised. Et kas siis lapsed ei olegi inimesed, et nendel ju samad õigused nagu täiskasvanutel? Jah, õige. Laste õigused ongi inimõigused ja väga paljuski on laste õigused samasugused, nagu on täiskasvanute inimõigused. Aga kuna lapsed on ikkagi võrreldes täiskasvanutega teistsuguses positsioonis, et nad ei saa oma ebaküpsuse tõttu ise enda õigustest seista, nad tihti ei saa ka ise oma õigusi realiseerida, et siis on lapse õiguste konventsiooni lisatud sellised eriõigused, mis ongi just laste sellist erilist kaitse ja hooldusvajadust arvestades sinna sisse kirjutatud. Ja kui varasemalt enne siis selle lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmist 1989. aastal keskendusidki rahvusvahelised õigusaktid peamiselt laste kaitsele ja siis sellise vajaliku hoole tagamisele. Laste kaitsmine väärkohtlemise eest ja vaesuse eest ja hooletusse jätmise eest, siis lapse õiguste konventsioon tõi väga olulise uue nüansi sisse, tunnustades last kui iseseisvat õigussubjekti, kellel on õigus aktiivselt osaleda teda puudutavate otsuste tegemisel. See ei tähenda, et kuidagi see kaitse olulisus oleks vähenenud. Loomulikult lapsed, olles täiskasvanutest sõltuvad,
ja mitte veel valmis enda õiguste eest piisavalt seisma, vajavad ka kaitset, aga samal ajal ei tohi ära unustada, et lapsed on inimesed, neil on omad mõtted, omad tunded ja neil on sõnaõigus selle üle, kuidas oma elu korraldada. Ja mida vanemaks laps saab ja mida küpsemaks ta saab, seda suurem otsustusõigus peaks tal oma elu üle olema. Ehk et siis võtmesõnaks on selline lapse pidev areng ja sellega järk-järgult suurenev võimekus ise otsustada ja ka vastutada. See vastutus on ka hästi oluline siin, sellepärast et vastutab ju see, kes otsustab. Ja kui täiskasvanud otsustavad lapse eest kõik ära, siis on ka vastutus tegelikult nende valikute ja tagajärgede eest täiskasvanute oma. Ja kui laps ei saa ise otsustada ja ise õppida vastutama oma tegude või oma nende otsustuste tagajärgede eest, et siis ta ei õpigi seda vastutust, mis kaasneb tegelikult õigusega. Ehk et see õigus ja vastutus käivad käsi käes. Et mõnikord on ka räägitud, et lastel on ainult õigused ja kohustus ei olegi, eriti et tänapäeval on lastel hästi palju õigusi. Sellest kirjutatakse ka päris palju ajakirjanduses, siis ma alati soovitan ajakirjanikul küsida selle inimese käest, mis niimoodi väidab, et millised õigused siis on need, mida lastel ei peaks olema. On see siis sõnavabadus või mõttevabadus või õigus kehaliselt puutumatusele ja et kas see täiskasvanu ka ise leiab, et ka temal on mõni selline õigus ülearu või põhjendamatult antud. Ehk et tegelikult ei ole probleem selles, et lastel on inimõigused, sarnased inimõigused, nagu meil kõigil täiskasvanutena on. Et probleem võib olla selles, et kui nendest õigustest räägitakse, et siis unustatakse ära see vastutuse pool ja see pool, et kõigil meil on ühesugused õigused ja ükski õigus ei ole piiramatu. Ja oma õiguste realiseerimisel või kasutamisel ma pean arvestama teise inimese õigustega. Et nii lapsed kui ka täiskasvanud. Kui ma kasutan oma sõna või mõttevabadust, siis ma pean seda tegema viisil, mis kedagi teist ei solva ja kellelegi teisele haiget ei tee. Et piltlikult öeldes võib öelda, et minu õigus kätega vehkida lõpeb seal, kus algab teie nina. Et kõikidel põhiõigustel on tegelikult piirid ja see ongi selle põhikohustus, austada teiste inimeste õigusi. Et see, et minul on õigus, ei anna mulle õigust teistest üle rullida. Ja ma arvan, et see on selle võti, et kui lastele nagu sellises võtmes laste õigustest rääkida, ka su pinginaabril on samasugune õigus ja ka õpetajal on õigus. Ja kuidas me olukordi lahendame, selles me peame omavahel kokku leppima, nii et kellegi õigused ei saa ülemäära kannatada, et me peame leidma kompromisse ja mõistlikku tasakaalu. Ehk et see on, ma arvan, see võti mõistmaks lapse õigusi. Konventsioonis, lapse õiguste konventsioonis on 4 üldpõhimõtet. Diskrimineerimise keeld, lapse parimate huvide esikohale seadmise põhimõte, lapse õigus elule, ellujäämisele ja arengule ja lapse õigus väljendada oma vaateid ja osaleda otsustamises. See diskrimineerimise keeld tundub selline iseenesestmõistetav asi, et loomulikult ei tohi kedagi diskrimineerida, seepärast, et ta on teistmoodi. Ta on teisest rahvusest, räägib teist keelt või et tal on mingi erivajadus või nii edasi. Aga praktikas tähendab see tegelikult seda, et kõikidest tegevustest tuleb hoolega silmas pidada, et tahtmatult või teadmatusest kedagi ei diskrimineeritaks või ei koheldaks kuidagi teistmoodi, põhjendamatult teistmoodi. Et kui mõelda näiteks nüüd ajakirjanduse peale ja puuetega laste peale, et siis kui palju puuetega lapsed saavad sõna ja mis teemadel nad saavad sõna, et kas nende käest küsitakse, kui küsitakse, siis küsitakse puudega seotud küsimusi või küsitakse nende käest ka täiesti tavalisi küsimusi, mida ka teistelt lastelt. Et kas domineerib siis see, et tal on puue või domineerib tema kui laps ja tema arvamus lapsena. Ehk et kontekst võib olla erinev loomulikult, et kui me räägime sellisest olukorrast, kus ongi vaja välja selgitada, mida arvavad või tunnevad näiteks puuetega lapsed, kui me räägime näiteks ligipääsetavusest koolidele või avalikele asutustele, et siis ongi määrav see erivajadus, mis neil on. Aga samas on nad ka lapsed ja neid tuleks küsida samu küsimusi kui teistelt lastelt ja üldse pööramata tähelepanu sellele, et kas neil on puue või mitte.
või kas näiteks rahvuse rõhutamine krimiuudistes on asjakohane ja vajalik. Kui keegi pani toime niisuguse kuriteo, et kas siis on vaja rõhutada, et mis rahvusest see kurjategija parasjagu oli, et kes kellelegi tänaval kallale tungis või purjuspeaga autoroolist tabati. Ehk et selliseid nüansse tasuks silmas pidada. Ja võib-olla kui rääkida laste õigustest suhetes ajakirjandusega või ütleme siis ajakirjanduse kontekstis, siis võib-olla mõned olulisemad, mida siin välja tuua, mõtte, sõna, südametunnistuse ja usuvabadus, õigus oma mõtteid väljendada ja jagada informatsiooni, õigus saada vabalt informatsiooni. Need on siis kõik sellised vabadused ja õigused lastel, mis seostuvad siis õigusega osaleda oma elu puudutavate otsuste tegemisel ja õigusega osaleda ka ühiskonnaelus. Ja siis nüüd 2 kaitsega seotud õigust on siis õigus eraelu ja privaatsuse kaitsele ja õigus kaitsele väärkohtlemise ja hooletusse jätmise eest. Ehk et tegelikult ka lastest lugusid tehes ja lapsi intervjueerides ja pakkudes lastele võimalust ka ise siis lugusid luua, tulekski jälle otsida sellist mõistlikku tasakaalu nende lapsi toetavate, julgustavate ja võimestavate õiguste ja siis selliste kaitseõiguste vahel. Ehk et lastele sõna andes ja nendest lugusid tehes peab alati silmas pidama seda, et ei tehtaks seda kaudu ka lastele kahju. Kui võib-olla mõne sõnaga sellest lapse parimate huvide põhimõttest veel põhjalikumalt rääkida, siis see on selline, ütleme, üks olulisemaid põhimõtteid, mis lapse õiguste konventsiooniga rahvusvahelisse õigusesse ja laste õigustesse juurutati. See põhimõte on kirjas ka meie lastekaitseseaduses. Seal on seaduses paragrahvis 21 on öeldud, et kõigi last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel, vastuvõtmata jätmisel ja otsuste kavandamisel, eri võimaluste vahel valimisel tuleb välja selgitada lapse huvid ja lähtuda otsuse tegemisel nendest kui esmatähtsast kaalutlusest. Ja lastekaitseseaduse paragrahvis 3 on öeldud, et need üldpõhimõtted ja ka seesama lapse huvide esikohale seadmise põhimõte kohalduvad tegelikult ka eraõiguslikele juriidiliste isikutele ja füüsilistele isikutele, kes oma tegevuses puutuvad kokku laste ja laste kaitsega. Ehk et need üldpõhimõtted tegelikult on siduvad ka ajakirjanike jaoks. Ja see laste parimate huvide esikohale seadmise põhimõte on tegelikult, seda võib vaadata kui menetlusreeglid, mille täiskasvanud on loonud selleks, et ise ennast piirata, kui täiskasvanud teevad laste elu puudutavaid otsuseid. Ehk et alati, kui tehakse lapsesse puutuv otsus, kas või see, et kas me selle loo juurde kasutame ka lapse pilti, kas me identifitseerime lapse selle loo puhul, kas me intervjueerime last, kui see materjal on käes, et kas me selle avaldame, kas me lõikame siit kusagilt ja mil viisil me seda teeme. Et nende otsuste tegemisel peab hindama ka nende otsuste mõju lapsele, nii positiivset mõju kui ka negatiivset mõju, mis sellel võib olla. Ja kui see otsus on tehtud, et siis see otsus peaks olema läbimõeldud. Eelkõige oleks hea enda jaoks sõnastada, et mida siis on peetud lapse jaoks parimaks, seda lapse parimates huvis olevaks. Et mis kriteeriumitel see otsus põhineb ja kuidas siis lapse huve on kaalutud teiste asjaolude suhtes. Ei ole võimalik anda mingit sellist ammendavat loetelu, et mille peale alati mõelda või millised asjaolud alati arvesse võtta, kui tahta välja selgitada, et mis siis oleks lapse jaoks parim ja milline lahendus siis oleks lapse parimates huvides. Paratamatult tuleb need parimad huvid välja selgitada juhtumipõhiselt. Lastekaitseseadus ütleb, et välja tuleb selgitada kõik asjasse puutuvad lapse olukorra ja isikuga seonduvad asjaolud. Siin tahetaksegi viidata sellele, et oluline on ka see lapse, see konkreetne laps, ehk see lapse isik, et just see, et kui vana ta on, millised on tema erivajadused, milline on tema kodune taust ja nii edasi, vaimne tervis näiteks.
ja siis muu informatsioon, mis on vajalik, et hinnata otsuse mõju lapse õigustele ja heaolule. Selge, et see on prognoos, et see mõjuanalüüs, seda tehakse enne otsust tegemist ja tegelikult ju kindlalt ei tea, et kuidas nüüd mingi loo avaldamine või kuidas sellisel viisil lapse mõtete kajastamine, et kuidas see nüüd mõjub, et kas see annab sellise efekti, mida näiteks ajakirjanik soovib, et see lugu annaks ja milliseid tagajärgi see võib tuua lapse jaoks kaasa, et ega me seda tegelikult ette ei tea. Aga selle peale tuleb igal juhul mõelda ja proovida siis analüüsida, et kas see kasu on suurem kui kahju või vastupidi. Et lapse parimate huvide esikohale seadmine tähendab seda, et nüüd lapse huve ei tohi käsitleda teiste asjaoludega samal tasemel, ehk neile tuleb anda suurem kaal. Seega ei tähenda seda, et need oleksid ainus tähtsust omav asjaolu. Loomulikult võivad olla mängus ka teiste laste või teiste inimeste huvid ja võivad olla mängus ka avalikud huvid. Ja neid huve tuleb samamoodi kaaluda. Ja siis ongi see huvide tasakaalustamine, jälle sellise mõistliku tasakaalu leidmine. Et see on tegelikult see, mida teevad kohtunikud, kui on tsiviilvaidlus kohtus, proovivad leida mõistlikku tasakaalu, parimat võimalikku tasakaalu olukorras, kus erinevate inimeste huvid on mingil määral konfliktis. Ja lapsi puudutavates asjades tuleks lihtsalt lapse huvidele anda suurem kaal. See ei tähenda seda, et teinekord võiks olla teiste huvid nii ülekaalukad, et nad ka lapse huvid üles kaaluvad, aga siis peab seda eraldi põhjendama. Kuna laps on lihtsalt haavatavamas olukorras ja tema iseenda eest piisavalt seista ei saa, et sellepärast on selline põhimõte kirja pandud. Tema huvidel on hästi oluline kaal. Muidu kipuvad ikkagi täiskasvanud, kes neid otsuseid teevad, lähtuma ikkagi oma perspektiivist ja on oht, et nendest lapse huvidest sõidetakse kergemini üle. See on see põhjus, miks on lapse huvidele antud hästi oluline kaal. Ja ega ei ole võimalik välja selgitada, et mis see lahendus või milline olukord oleks lapse jaoks kõige parem, kui tema enda käest ei ole küsitud, kui tal ei ole olnud võimalust osaleda selles otsustamises. Ja sellepärast siis ÜRO lapseõiguste konventsiooni artikkel 12 ütlebki, et lapsele, kes on võimeline iseseisvaks seisukohavõtuks, tuleb anda õigus avaldada oma arvamust igast teda puudutavas asjas. Ja selge see, et see, milline kaal lapse arvamusele antakse, see sõltub tema vanusest ja arengutasemest. Eks väiksemate laste eest otsustavadki rohkem nende vanemad, aga mida vanemaks ja suuremaks laps saab, seda rohkem peab see vanema otsustusõigus, lapse eest otsustamine taanduma siis ja asenduma juhendamisega ja suunamisega ja lapsel endal on rohkem otsustus ja ka siis vastutusõigus. Jah, et see, et lapse arvamusega arvestatakse, ei tähenda loomulikult seda, et alati tuleb teha nii, nagu laps ise soovib. Et selge on see, et mida väiksem on laps, seda suurem on täiskasvanute otsustusõigus ja ka vastutus seal. Et esikohale tuleb ikkagi seada lapse huvid ja teinekord ei pruugi laps ise kõiki asjaolusid mõista ja saada aru, et mis on tema parimates huvides. Et seetõttu on siis esmane vastutus lapse vanematel, tema seaduslikel esindajatel, kes peavad otsustama, mis on lapse parimates huvides. Aga nüüd, kui jälle mõelda ajakirjanduse peale, siis tegelikult ka vanemad võivad olla, ütleme, meediaga suhtlemisel kogenematud. Peresid on erinevaid, võib-olla kõik vanemad ei oska arvestada, mis kaasneb võib-olla oma pereelu eksponeerimisega. Ja siin vastutus on tegelikult siis ka ajakirjanikul. Et isegi siis, kui vanemad on andnud selle nõusoleku, et jah, võid tulla kaameraga meie koju ja siin filmida, või vanemad on ise näiteks postitanud sotsiaalmeediasse mingisuguse video või mingit infot oma lapsest, siis enne, kui avaldada seda üleriigilises meedias, tasuks ikkagi ajakirjanikul ka just seda lapse parimate huvide väljaselgitamise testi teha. Ehk et kaaluda, millised on need positiivsed ja negatiivsed mõjud ja kas me ikkagi ei kahjusta sellega last. Et teinekord võib juhtuda nii, et seaduslik esindaja paha aimamatult lihtsalt ei oska neid riske hinnata. Ja seetõttu saab siis ajakirjanik olla professionaalina ja meedia toimimist tundva inimesena see, kes seisab ka lapse huvide eest. Nagu ma eespool ütlesin, siis lapse kohtlemise põhimõtted, mis lastekaitseseaduses
kirjas on, kohalduvad ka eraõiguslikele juriidilistele isikutele ja kõigile meile inimestena. Et see on selle laste õiguste konventsiooni ja ka lastekaitseseaduse mõte, et me kõik täiskasvanutena tegelikult vastutame selle eest, et lastele liiga ei tehtaks. Ja selge see, et enne kui last kaasata või tema arvamust küsida, tuleb talle selgitada tema vanust ja arengutaset arvestades sobival viisil, et mille jaoks tema arvamust küsitakse, mis sellest edasi saab. Ajakirjandikuga suheldes kindlasti huvitab last, et kas ta saab enne avaldamist seda teksti või seda lugu näha ja lugeda ja vajadusel sinna täpsustusi või parandusi teha. Ja tuleb siis anda võib-olla lapsele praktiline nõuanne, et ka ajakirjaniku kontaktid, et ta saab alati ise ühendust võtta, kui tal küsimusi tekib, kui ta tahab neid täpsustada. Et see suhtlus oleks selline, et laps tõesti tunneb, et tema soovide ja tunnete ja mõtetega on arvestatud. Jah, et mõjutada last ei tohi, et see on iseenesest mõistetav ja laste jaoks on oluline ka see, et kuidas see, mida ta räägib, mõjutab tema lähedasi. Lapsed ise on öelnud, et mis neile siis ei meeldi, et nad on teinekord tundnud, et võib-olla see kajastus ei ole olnud päris selline, nagu neile nagu nad ise oleks soovinud, nad on siin mõned asjad välja toonud. Et loomulikult ei meeldi lastele, kui neid naeru vääristatakse või kujutatakse rumalate või asjatundmatute. See on näiteks, et küsitakse laste käest keerulisi küsimusi, mis ei ole eakohased ja siis lapsed midagi vastavad ja siis on täiskasvanutel väga naljakas, et näed, et kui rumalaid vastuseid võib anda, et tegelikult lapsed võivad ennast selles olukorras väga halvasti tunda, kui nad ei saa aru, mida nende käest küsitakse ja nende arvel siis nalja tahetakse teha. Samamoodi ei ole hea, kui lastest jääb kuidagi kuvand, et nad ongi sellised abi vajavad ja väetid ja sellised hädised, et seda mitte liialt siis rõhutada, et see ei jääks nagu domineerima. Kindlasti kõik nad sellised ei ole. Üleolevat suhtumist, ma arvan, me keegi ei taluks ja samamoodi ka lapsed. Ja hästi oluline siin võib-olla on see, et lapsed on tundnud, et teinekord täiskasvanud püüavad neile sõnu suhu panna või suunata seda oma küsimustega. Ühesõnaga, et tegelikult inimesel, kes küsib, on juba ette teada, mida ta sealt lapselt tahab. Ehk et tsitaadi koht on veel puudu ja tegelikult on juba ettekujutus olemas, et mis sinna tulema peaks. Ja siis lapsed ei taha, et täiskasvanud neid suunaksid, paneksid neile sõnu suhu, eriti küsimustes, mille kohta nad ise tunnevad, et nad teevad paremini kui täiskasvanud. Ja neid teemasid tegelikult, kus lapsed on paremad eksperdid, on palju. Et koolieluga seotud küsimused, ka ütleme linnaruumi puudutavad küsimused, kohalike valimistega seotud küsimused näiteks, et 16-aastased ja vanemad noored said ju osaleda kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Kahjuks liiga vähe oli noorte häält kuulda valimiseelsetes debattides või ka kajastustes, et millised teemad on noorte jaoks olulised ja mida nemad tahaksid muuta või mis nende jaoks valimistel oluline on. Ja lastele ei meeldi, kui nendesse suhtutakse kui mingisse probleemgruppi. Et need noored, kes kusagil hängivad või noored, kes rulaparkides mingid pahandusi teevad või teismelised, kes alkoholi tarvitavad, et mitte selliseid stereotüüpseid lähenemisi. Ja ma nüüd mõne sõnaga räägin siis ka abivajavast lapsest teatamisest. Ma näen, et aeg liigub armutult edasi ja ma raiskasin vähemalt 5 minutit siin oma tehnilise saamatuse tõttu ka ettekande algusest oma ajast ära, nii et ma käin kiiresti selle abivajavast lapsest teatamise ka veel üle. See on igaühe kohustus. Lastekaitseseaduse paragrahv 27 lõige 1 ütleb, et meil igal inimesel, kes märkab abivajavat last, on kohustus temast teada anda. Ei pea olema veendunud, et kindlasti on mingi väärkohtlemine siin taga. Ei pea olema veendunud, et kindlasti see laps on hooletusse jäetud. Aga kui tekib selline tunne, on sellised märgid, et seal naabri juures ei ole kõik korras või ajakirjanikul näiteks, kui ta teeb mõnda lugu ja ta vestleb lapsega ja laps ise talle midagi avaldab või ta vestleb seal mõne perekonnaliikmega, külastab lapse kodu ja tal tekib selline tunne, et tegelikult
need tingimused ja see olukord ei ole selline, kus üks laps peaks kasvama. Sest sellest tuleks teada anda. Ja seadus eristab selliseid mõisteid nagu abi vajav laps ja hädaohus olev laps. Hädaohus olev laps on selline, on vaja kohe politseisse helistada. Ütleme, väike laps talvisel ajal õhtul üksinda väljas tuleb helistada, eks ole, 112. Või on mingisugune, ma ei tea, joomapidu kusagil, väike laps, kõik täiskasvanud on purjus, eks ole, laps nutab seal jälle politseisse kohe kiiresti, kohe sekkuda. Aga abi vajab laps võib olla ka näiteks see, et kui ongi näha, et lapsel näiteks kogu aeg kõht tühi, et koolis märgatakse, või et riided ei ole ilmastikule vastavad, või et ta mingil põhjusel on kuidagi hästi endasse tõmbunud ja ei suhtle teistega, ta käitumises on toimunud mingid olulised muutused. Või siis ongi, et kui on näha, et need elutingimused, elamistingimused ei ole sellised, mis on lapsele sobivad. Ja näiteks ei ole õppevahendeid või midagi sellist. Et siis sellisel juhul on tegemist ka abivajava lapsega ja abivajavast lapsest tuleks teatud siis kas valla- või linnavalitsusele, kui on teada, kus laps elab, siis tema elukoha järgsele valla- või linnavalitsuse lastekaitsetöötajale. Aga kui seda ei ole teada, siis tegelikult on võimalik lasteabitelefonile helistada 116 111 ja see on koht, kuhu saab selle info edasi anda. Ja nüüd, kui rääkida lühidalt veel andmekaitsest, siis valla- või linnavalitsus ja Sotsiaalkindlustusameti lasteabitelefon ja ka politsei on sellised haldusorganid, kellel on seadusest tulenev avalik ülesanne abistada ja kaitsta last. Ja seetõttu võivad need asutused töödelda ka isikuandmeid, mis puudutavad lapse abivajadust. Ja neile võib neid andmeid edastada ka lapse või seadusliku esindaja nõusolekuta. Ehk et ei pea küsima enne vanemate käest luba, et kas ma võin teada anda, et minu hinnangul teeb oma last kodus väärkohtlete. Helistada 116 111 ja rääkida see lugu ära ja nemad on juba spetsialistid. Et nemad teavad, mida selle informatsiooniga edasi teha. Et võib-olla selle esimese infokillu põhjal ei järgnegi pere jaoks midagi, aga kui seda infot on tulnud juba näiteks koolist ja teie ajakirjanikuna kinnitate, et teil oli ka selline tunne, et seal on kõik ei ole päris korras, et siis on juba lastekaitsetöötajal võib-olla põhjust minna ja teha kodukülastus ja võtta see pere luubi alla, et ehk on võimalik toetada ja ehk on võimalik aidata. Sest see on tegelikult esmane ülesanne, mis lastekaitsetöötajal on, aidata peret üle nendest probleemidest ja toetada neid. Et omavalitsusel on võimalik pakkuda erinevaid sotsiaalteenuseid ja toetuseid peredele. Need asutused, kellele see teade tuleb, ka nemad kaitsevad isikuandmeid, nii teataja isikuandmeid kui ka selle lapse ja pere isikuandmeid. Neid ei saa väljaspool oma tööd levitada, neid tuleb kasutada ainult eesmärgipäraselt, et abivajavat last ja peret aidata ja need andmed, mida selleks vaja ei ole, need tuleb siis kustutada ja need andmed asutused siis tunnistavad ka asutuse siseseks kasutamiseks. Ja abivajavast lapsest on võimalik teatada ka anonüümselt, ehk et ei pea ütlema enda nime ja oma kontaktandmeid. Nii, ma olen oma aja natukene ületanud, aga ma loodan, et teil on ka küsimusi, siis ma hea meelega vastaksin teie küsimustele. Jaa, tere! Ja tere just nii, et ikka juhtub neid tehnilisi viperusi ja tegelikult ei ole üldse mitte midagi hullu. Väga-väga põnev esitlus oli see. Ja jah, ka küsimusi meil jagub. Et esimene küsimus ongi siis, mis tuli selline, et kuidas peaks käituma lapse treener, kes tahab avalikustada või kajastada siis võistluse tulemusi. Kas ta peaks selle jaoks küsima lapsevanema luba ja juhul kui, siis kes on vastutav selle eest, et selgitada lapsevanemale, millega ta siis nõustub? No kui tegemist on trennis käiva lapsega ja siis ta osaleb siis võistlustel sellel spordialal, mida ta harrastab, siis tõenäoliselt on võistluste korraldamise juures juba see tingimus, et need võistluste osalejad ja ka võistluste tulemused võidakse avaldada. Ehk et tegeledes osaledes spordivõistlustel, siis tuleb sellega arvestada, et need tulemused võivad olla, et nad avaldatakse.
see on nende spordivõistluste mõte. Et ma ei tea, et eraldi nõusolekut küsitakse selleks, et spordivõistluste tulemusi avaldada. Okei. Aitäh. Siis on veel üks küsimus, et kui märkan abi vajavat last veebis, mida siis teha? Ka siis tuleb anda abi vajavast lapsest teada, et on võimalik anda teada ka siis veebikonstaablitele, kes meil Eestis on olemas. Guugeldada veebikonstaabel ja sealt saab kontaktid või siis samamoodi lasteabi telefonile 116 111 ja lasteabi telefonilt juba antakse see teade edasi. Aga kui nüüd rääkida sellest teatamisest, siis kas abivajavast lapsest teada andmine võib teha lapse olukorra hoopis hullemaks? No ideaalis ei peaks tegema, aga ei saa välistada, et see mõnel juhul võib nii olla, et see sõltub ju sellest, et mida siis see inimene või see ametnik teeb, kes selle teate saab. Ja lühiajaliselt see võib tundudagi, et kui nüüd see lastekaitsetöötaja näiteks hakkab pere vastu huvi tundma, siis see võib tundudagi, et olukord läks nüüd hullemaks, et näed, et keegi topib oma nina meie pere asjadesse. Aga samas, kui seal tegelikult ongi lahendamist vajav probleem, et kui see lapse kasvukeskkond ei ole tegelikult selline, mis tema arengut toetab, siis pikemas perspektiivis on ikkagi lastekaitse sekkumine ja tugi vajalik ja olukord selle lapse jaoks seal peres läheb paremaks. Et ma loodan, et kui see teatamine, et sellele järgneb ka sekkumine ja abistamine, et sellisel juhul läheb olukord ikkagi lapse jaoks paremaks ja pere jaoks paremaks. Olgu nii, aitäh teile, Andres Aru, see oli väga tore esitlus ja ma loodan, et näeme teid ka teinekord.